Eelmises loengus rääkisime kondensaatori töö põhimõttest, elektri mahtuvusest ning et mahtuvuse ühik on farad. Selles loengus räägime päris kondensaatoritest, kondensaatori ehitusest, kondensaatorite tüüpidest ja kondensaatorite markeeringust. Nagu eelmises loengus öeldud, koosneb kondensaator kahest omavahel isoleeritud metallplaadist. Siin on mul 2 teraslehte, mille vahele panen õhukese kile. Need 3 magnetit hoiavad neid omavahel ja laua küljes stabiilselt paigal. Nii lihtne ongi, selle kondensaatori mahtuvus on 1,2 nanofaradit. Metallplaadist toimib kondensaatorina ainult see pind, mis on vastu dielektrikut. Päris kondensaatorites püütakse teha plaadid ja dielektrik võimalikult õhukesed, et sama asi mahutada võimalikult väiksesse korpusesse. Aga kui kile teha liiga õhuke, siis võib plaatide vahel tekkida elektri läbilöök ja säde, mis rikub kondensaatori. Seepärast peab rakendatav pinge olema kindlasti väiksem kondensaatori nimipingest. Teeme veel mõned kiired katsed. Kui paneme 2 kilet, siis on plaatide vahekaugus suurem ja mahtuvus on väiksem. Mahtuvus sõltub ka dielektriku materjalist. Paksu sinise kilega on mahtuvus veel väiksem. Mahtuvus sõltub ka plaatide suurusest. Väiksemate plaatidega on mahtuvus väiksem. Muud kondensaator töötab täpselt sellel põhimõttel. Muudetakse pindala, kui palju plaadid omavahel kattuvad. Mis nüüd juhtus? Plaadid ei kattu üldse, aga multimeeter näitab ikka arvestatavat mahtuvust. Süüdi on minu metallist magnettahvel. Kondensaatori moodustavad minu 2 teraslehte ja tahvel. Samamoodi võib mahtuvus moodustuda iseenesest ja tahtmatult, näiteks juhtmete vahel või juhtme ja seadme plekist kesta vahel. Mahtuvuse korrektseks mõõtmiseks peaks kondensaatorit hoidma õhus ja nii, et kätega plaate ei puuduta. Inimkehal on väga suur mahtuvus. Plaatide puudutamine rikub kogu mõõtmise ära. Siin on mul 2 kondensaatorit laiali lõhutud. Esimene on kilekondensaator mahtuvusega 1 mikrofarad ja nimipingega 400 volti. Siin sees on suur rull kilet, mille ühele küljele on kantud õhuke alumiiniumikiht. Üks külg juhib elektrit ja teine ei juhi. Kest on hermeetiline nagu konservipurk, sest niiskus tekitab kihtide vahel juhtivuse ja kondensaator on tuksis. See on elektrolüütkondensaator. Juhtivad kihid on samuti alumiiniumist. Kondensaatoreid on 2 tüüpi, polariseerimata ja polariseeritud. Polariseerimata kondensaatori võib ühendada ükskõik kumba pidi. Mina olen katsunud panna nii pidi, et kiri kondensaatoril on nähtav. Polariseeritud kondensaatorile ja vastavale skeemi sümbolile on peale märgitud pluss või miinus.
Polariseeritud kondensaator tuleb ühendada nii, et miinus jääks toiteallika miinuse poole. Valepidi ühendamine rikub kondensaatori väga ruttu. Tavaliselt kirjutatakse skeemis kondensaatorile pluss, aga elektrolüütkondensaatoritel on märgitud miinusots. Aga tantaalkondensaatoritel on jälle pisike plussmärk. Kondensaatorite tüübid. Kilekondensaatorid on niisugused pisikesed erineva kujuga junnikesed. Elektrolüütkondensaatorid on polariseeritud kondensaatorid. Tänapäeval märgitakse peale miinusots, aga vanadel nõukogude kondensaatoritel oli peale märgitud pluss. Tantaalkondensaatoritega tuleb olla eriti tähelepanelik. Nad on suhteliselt kallid ja nad on eriti tundlikud üle pinge suhtes ja valepidi ühendamise suhtes. Ja nad on väliselt väga sarnased mõnede keraamiliste ja kilekondensaatoritega. Ja siis on veel muud kondensaatorid. Nagu just äsja näidatud, saab mehaaniliselt muuta plaatide omavahelist ülekattumist. Siin on kondensaatorite parameetrite võrdlus. Mis on kondensaatoritele peale kirjutatud? Esiteks, polariseeritud kondensaatoritel on miinus või pluss. Pange tähele, et sageli ei ole miinus üldse miinuse moodi. Miinuse asemel on lihtsalt mingi triip või märk. Teiseks, nimi mahtuvuse märkimiseks on palju süsteeme. Nende lugemisel tuleb üles näidata leidlikkust. Kui kondensaator on piisavalt suure korpusega, siis on peale kirjutatud number ja ühik. Leidke vasakpoolselt punkt 22 μF, mis tähendab 0,22 mikrofaradit. Ja leidke parempoolselt 470 mikrofaradit. Mahtuvus võib olla märgitud ka kui number ja üks täht. Leidke vasakpoolselt 33N ja parempoolselt N12. Mahtuvus võib olla peale kirjutatud 3 numbriga. 2 esimest on mahtuvus pikofaradites ja 3 on 10 astendaja ehk nullide arv. Näiteks 474 on 0,47 mikrofaradit, aga 470 on 47 pikofaradit. Mõnikord on kondensaatoritele peale kirjutatud nimipinge. Leia ülemiselt 6,3 volti ja alumiselt 25 volti. Ja siis on veel palju kondensaatoreid, millel ei ole midagi peale kirjutatud. Soovitan neid ostmisest saadik hoida pakendis, kuhu on peale kirjutatud nimi mahtuvus ja nimipinge. Kondensaatoreid toodetakse ainult kindlate mahtuvuste väärtustega, mis on määratud eelisarvude reaga ehk E-reaga. Mahtuvuste võimalikud väärtused saadakse neid numbreid 10 jagades või 10 korrutades.
Keraamiliste ja kilekondensaatorite tolerants võib olla +–5%, 10% või 20%. Üldiselt mida väiksem tolerants, seda kallim kondensaator. Elektrolüütkondensaatorite tolerants on palju suurem. Madalama poole 20%, aga suurema poole isegi kuni 100%. Näiteks kilekondensaator, millele on peale kirjutatud 4700 pikofaradit. Selle mahtuvus on kusagil vahemikus umbes 4200 kuni 5200 pikofaradit. Või näiteks ostate elektrolüütkondensaatori 470 mikrofaradit, aga võib juhtuda, et tegelik mahtuvus on 380 või 940 mikrofaradit. Kokkuvõte. On polariseeritud kondensaatoreid ja polariseerimata kondensaatoreid. Polariseeritud kondensaatoreid ei tohi skeemi ühendada valepidi. Kondensaatorile rakendatud pinge ei tohi ületada nimipinget. Kondensaatoreid on ainult kindlate mahtuvuste väärtustega. Mahtuvus võib tolerantsi piires erineda sellest, mis on peale kirjutatud.